Pärast seda, kui Kolumbia sai teiseks riigiks, kes järgnes Ameerika Ühendriikidele ja tunnustas ametlikult Iisraeli suveräänsust Golani kõrgustel, lükkab Süüria nüüd Bogota uue valitsuse otsuse tagasi. Süüria väidab, et see on ÜRO põhikirja jultunud rikkumine ning nõuab Iisraeli sõjalise kohaloleku lõpetamist Süüria territooriumil. Kolumbias samm toimub vaid mõni päev pärast president Abelardo de la Espriella ametisse astumist, tähistades juba järsku pööret Iisraeli ja Kolumbia suhetes võrreldes lahkuva presidendi Gustavo Petro ajaga. Siin on peaminister Netanyahu, kes kiidab otsuse heaks. Te mäletate väljendit rahvad Golani kõrgendikel, eks? Kas te mäletate väljendit? Rahvas on Golani kõrgendike poolt. Nii et täna on inimesed Kolumbia poolt, sest Kolumbia president, meie sõber, tunnustas Iisraeli suveräänsust Golani kõrgendike üle. Tänan teid, härra president. Lubage mul selgitada, miks see on oluline. See on Galilea meri. Need on Golani kõrgendikud. Siin on Süüria, siin on Liibanon. See koht on meie julgeoleku jaoks ülioluline. Iisraeli lipp lehvib siin ja see jääb siia lehvima, sest see on meie maa. Meil olid siin alused juba Moosese päevil ja 10 sünagooge, mis pärinevad kuni 8. sajandini Pekk-Riissune ja mida me renoveerime. Aga täna kuulub see meile. See on taas meie oma. See jääb alati meie omaks. Ja fakt, et president Trump tunnustas siin meie suveräänsust, oli esimene oluline samm. Ja täna on see teine samm Kolumbia jaoks. Rahvas on Golani kõrgendike poolt, rahvas on Kolumbia poolt. Nii et see on siiski esimene tunnustus pärast USA presidendi Donald Trumpi 2019. aasta sammu. See ei ole mitte ainult see, et Kolumbia tunnustab ametlikult Iisraeli suveräänsust Golani kõrgendike üle, vaid ta on alles teine riik, kes seda teeb. Kui oluline see otsus on ja kas me võiksime oodata, et ka teised riigid järgivad seda eeskuju? See on oluline, sest see on osa sellest, mis minu arvates kujuneb targaks Iisraeli välispoliitikaks Ladina-Ameerikas. Me ütleme, et Iisrael panustab palju jõupingutusi Ladina-Ameerika riikide kaasamisse, eriti kuna Ladina-Ameerikas on poliitika väga mustvalge. Nii et ühel poolel on väga tugev Iisraeli vastasus, kuid teine pool, kui ta võimule saab, on sageli väga Iisraeli meelne. Ja me näeme ka evangeelse kristluse tõusu Ladina-Ameerikas. See mõjutab samuti tugevalt Iisraeli meelsete parteide ja juhtide esile kerkimist. Nii et nüüd, kui tegemist on Venezuelaga, taastab Iisrael justkui suhteid. Saatkonnad kolivad Jeruusalemma. Ma arvan, et see on väga tark poliitika, mis tõesti kasutab ära kõiki muutusi, mis Ladina-Ameerikas toimuvad. Riikides, mis muutuvad Iisraeli meelseks. Ja tõesti tuleb selgelt näidata, et see pole ainult sõnakõlks, vaid et on olemas terve pakett, kuidas näidata, et ollakse Iisraeli poolt. Hääletused Ameerika Ühendriikides, ÜROs, saatkonna kolimine Jeruusalemma, suveräänsuse tunnustamine Golani kõrgustike üle. Ja ma arvan, et on huvitav hakata nägema neid edusamme, mida Iisrael on saavutanud Ladina-Ameerikas. Kellele sa ütleksid, et see sõnum peaministrilt on mõeldud, sest ta tänab Kolumbia rahvast, aga see on heebra keeles, sellel on heebrakeelsed subtiitrid ja see tuleb vähem kui 24 tundi pärast seda, kui Kolumbias on nende enda loodusõnnetus. Maavärin, kus on hukkunud üle 200 inimese. Tuhanded teised on endiselt kadunud. Ja mõned kritiseerivad need peaministrid selle eest, et ta ei maininud seda maavärinat kordagi. Nii et kellele see sõnum siis mõeldud on? See sõnum on selgelt mõeldud näitamaks diplomaatilist saavutust Iisraeli avalikkusele. Mul pole kahtlustki, et Iisrael saadab praegu delegatsiooni Kolumbiasse appi, täpselt nagu ta tegi Venezuelas. See on samuti osa sellest, kuidas Iisrael diplomaatiliselt tegutseb. Ja see on väga tark. Ma arvan, et näeme, et Iisrael on samuti abistamise osas positiivsel poolel. Kolumbia inimesi maavärinaga toime tulemisel. Rääkides diplomaatilistest suhetest, Ariel, Süüria mõistab selle sammu teravalt hukka. Kui rääkida tulevikust, siis kui peaks sündima mingisugune kokkulepe või Iisraeli ja Süüria suhetel üldse tulevik olema? Iisrael ei loobu oma suveräänsusest Golani kõrgustike üle. Kas see on pisimus, milles Süüria võiks olla paindlik? Ja lubage mul lihtsalt lisada, et Ameerika Ühendriikide SKT on 60-70 korda suurem kui Kolumbial. Ja kui USA tunnustus ei toonud kaasa tunnustuste tsunamit, siis ma ei ole kindel, et just Kolumbia on see, kes toob selle diplomaatilise muutuse. Aga see tekitab teadagi reflekseid reaktsioone Araabia maailmas. Ilmselgelt Süüria, kes jääb kindlaks oma seisukohale, et Iisrael peab Golani kõrgendikud tavastama.
me nägime ka Saudi Araabiat, erinevad Araabia riigid eraldi, samuti Araabia liiga tervikuna mõistsid selle sammu hukka. Aga need on loomulikud reaktsioonid. Need hukkamõistud tegelikult ei tähenda midagi. Ühelt poolt on näiteks Liibanon, kes mõistab hukka. Teiselt poolt tegelevad nad otsese diplomaatilise suhtlusega Iisraeliga, saates kõigi aegade suulimaid delegatsioone Iisraeli ja Liibanoni kohtumistele. See toimus just eelmisel nädalal Roomas. Nii et kui rääkida Araabia maailma traditsioonilisest seisukohast, siis see ongi see, mida me näeme avaldumas. Kuid mis puudutab Golani kõrgendike tulevikku ja võimalikke arutelusid Iisraeli ja Liibanoni vahel, siis on selliseid arutelusid olnud ka Iisraeli ja Süüria vahel. On olnud erinevaid teateid ka siin kanalil, et Süüria on valmis järeleandmisi tegema ainult tingimusel, et ta saab tagasi vaid 1/3 Golani kõrgendikest, ainult see erinevad lahendused, mis võiksid viia Golani kõrgendike konflikti lahendamiseni. Lõppkokkuvõttes on see siiski tuleviku teema. Praegu või kuni praeguseni on kõik arutelud Iisraeli ja Süüria vahel käinud julgeolekukorralduste, konfliktide vältimise kokkulepete üle ja see ei ole puudutanud Golani kõrgendikke. Nii et jah, see on teema, mida pooled hakkavad arutama, aga kõigepealt peab Jeruusalemma ja Damaskuse vahel tekkima palju rohkem usaldust, et isegi sellise julgeoleku kokkuleppeni jõuda. Kas see avaldus muudab midagi? Mitte vähimalgi määral. Kuid me näeme selle avalduse peale täiel jõul diplomaatilist teatrit. Kuid see ei muuda Iisraeli ja Süüria diplomaatia suunda. Ja see saa olema ka see küsimus, mis oleks Süüria ja Iisraeli võimalike lähituleviku kokkulepete keskmes. Hästi, Ariel ja Anot, te mõlemad aitasite seda avaldust globaalsesse konteksti paigutada. Aitäh teile mõlemale, et olite meiega. Kiire ülevaade, nagu Anot ka mainis, ühe teise olulise Lõuna-Ameerika uudisena. Iisrael ja Venezuela taastavad konsulaarsuhted esimest korda pärast diplomaatiliste suhete katkestamist 2009. aastal. Nende kokkuleppe järgneb välisminister Gideon Saari ja tema Venezuela ametikaaslase vahelistele kõnelustele ning loob koordineerimiskanali, et pakkuda konsulaarteenuseid mõlema riigi kodanikele. See läbimurre põhimeneb otseselt Iisraeli humanitaarsel reageerimisel 2 järjestikusele maavärinale, mis tabas Venezuelat juunis.